keda ristitakse siis, kui nad on täiskasvanud või nad astuvad kirikusse, siis kui nad on täiskasvanud, teavad, et pärast liitumist kirikuga nad väga tihti, no võib-olla mitte kõik, aga enamasti on väga aktiivsed. Nad tahavad, et toimuksid muudatused nendes eludes, nii vaimsetes kui ka füüsilistes. Nad tahavad midagi teha, nad tahavad võib-olla rohkem palvetada, nad tahavad ka võib-olla midagi teha kiriku jaoks. Aeg-ajalt niisugused inimesed pöörduvad preestrite poole ja paluvad, aidake meid, me tahame midagi teha. Ja tõesti, see on väga tore. Nad tahavad kuulutada evangeeliumi ja jälle rõhutan, et see on väga tore. Aga juhtub ka niimoodi, et mõne aja pärast, kui inimene juba palvetab, kui inimene käib kirikus, siis tuleb juba niisugune kriis. Ja ma olen katoliiklane, ma palvetan, aga enam niisugust entusiasmi ei ole. Käin kirikus pühapäeviti, võib-olla palvetan ka kodus, aga rohkem ei taha. Pean tegelema oma asjadega ja need asjad, mis on kuskil kiriku väljaspool, on tähtsam kui minu palve, minu tegevus, mis on seotud Jeesuse Kristuse tunnistusega siin selles maailmas. Miks see toimub? Võib-olla toimub sellepärast, et näeme, et mitte midagi ei toimu isegi meie eludes, rääkimata sellest, et me kuulutame, aga teised inimesed ei pöördu. Ja tuleb niisugune hetk, kui tahame öelda koos Peetrusega, mina lähen kalale. Hakkan tegelema ja võib-olla rohkem tegelema nende asjadega, millega ma tegelesin enne oma ristimist. Muidugi midagi halva selles ei ole. Me peame tegelema selles maailmas, me peame töötama, me peame aitama teisi inimesi ja otseselt võib-olla see ei ole seotud kirikuga. Aga on väga tähtis, et me ei unustaks, et me oleme ka kristlased. Mis see tähendab? Peetrus koos apostlitega, kui nad käisid juba ja tegelesid oma tegevustega, märkasid, et Jeesus Kristus ootab neid. Nad olid paadis, Jeesus Kristus oli järve kallal ja nad said aru, et see on Jeesus Kristus. On väga tähtis siis, kui me hakkame tegelema oma asjadega, siis kui meil ei ole enam rohkem aega kiriku jaoks, et me püüaksime näha Jeesus Kristus oma eludes. Et tema otsib meid. Tema on võib-olla kuskil kaugel, aga kutsub meid. Lapsed, kas teil ei ole toitu minu jaoks? See on väga tähtis. Mõtiskelgem selle üle, kus ja kuidas me võime kohtuda Jeesuse Kristusega oma igapäevases elus. Siis, kui ma ei taha meelde isegi Jumalast, kui ma nii olen süvenenud oma asjadesse, et ei näe mitte midagi, mis toimub minu ümber, kuidas ma siis võin kohtuda Jeesuse Kristusega ja püüdkem leida võib-olla täna, homme Jeesus Kristust oma eludes.